Arhitektide liit tähistas 100. aastapäeva linnaruumi installatsioonidega. Nende eesmärk oli panna linlased ruumi märkama ja esitada teravaid küsimusi. Vabaduse väljaku installatsioon Mõttepaus koosnes ligi 3000 puitpakust. Selle autor mängis puidu elutsükli pikendamise mõttega ja küsis, kas puidu kasutamine bioenergia saamiseks on soovitud rohepööre. Mõttepausi installatsiooni idee oli siis võtta üks väike paus kogu metsamajanduse protsessile. Et kui tavaliselt metsast võetakse mets maha, töödeldakse ja viiakse siis ahju, siis läbi selle installatsiooni anti korra võimalus tal ka Vabadusplatsil olla. Ja nende puupakkude vahel siis sai mõtiskleda või olla või tajuda seda protsessi või mõelda selle käekäigu üle. Mõttepaus kandis tugevat sõnumit. Ühest küljest tõi see esile pinnapealse suhtumise puude käekäiku, teisest küljest mõjus mänguliselt ja ootamatult. Väljakule, kus peetakse paraade, kõnekoosolekuid ja kontserte, tõi pakustik uusi tuuli. Installatsioon ise oli suhteliselt muutuvas protsessis, et öösiti ja õhtuti eelkõige toimus siis suuremad muutused, ehitati torne ja kasutati kogu installatsiooni mängulisemalt. Kui üldjuhul teed kunstinäitust või installatsiooni, siis vaevu keegi märkab seda. Ja siin Vabaduse platsil tõesti tundub, et Eestis elab inimesi ja nad tarbivad seda installatsiooni või kunsti. Arhitektidele esitab keskkonnasäästlik mõtteviis mitmeid väljakutseid, mille lahendamiseks viise ja võtteid alles otsitakse. Küsimus on, kuidas ühendada traditsioonid nüüdisaegsete võimalustega? Kogu inimkond, ma usun, et vastutab võrdväärselt rohepöörde teemal. Arhitektidel on võib-olla kõige sellise problemaatilisemad või dilemmad tekitavamad küsimused, et kumb siis on keskkonnasäästlikum, kas see on väga tehnoloogiline maja või vastupidi. See on hästi lihtne rehielamu, mida puiduküttel siis soojendada. Kliimakriisi leevendamine ja rohepööre puudutab kõiki valdkondi, ka linnaruumi ja arhitektuuri. Mõttepaus avas teemat omamoodi ja näitas, et kõik algab märkamisest ja teadlikest valikutest.